Tere tulemast Sillamäe Jaani Uusiki lasteaeda, kus töötavad 2 osalise keelekümblusrühma. Me oleme naeratusrühm, kus käivad aktiivsed ja rõõmsameelsed 4-aastased lapsed. Igaühele lapsele meeldib mängida, vaid mitte õppida. Kuidas siis teha nii, et igaüks saaks edukalt 2 keeles õppida? Meil on selleks mitu võimalust. Selleks mänguks meil oli vaja üks vana vihmavari, lindid, pliiatsid, kangad ja pilt. Iga laps laulusaatel jookseb ja leiab endale värvilise lindi. Seda keerutades ta hääldab luuletust, kas aeglaselt või kiiresti. See tegevus arendab nii penmotoorikat kui ka mälu ja hääldamist. Oled hea ja hea, linnukese, kui sa laulad suu. Linnekese, kui hõiati juu. Olete valmis? Ja. Pehmest kangast numbrid õpetavad numbrimärke ja arvude järjestust tundma. Leoni, mis number sul on? 7. Aga millega sa sõidad? Bussiga. Bussiga sõidad. Tegusõnade õppimisel mängime Mida ma teen, kus laps valib sobivad pildid tegevusega, ütleb, mis ta teeb ja kinnitab sobiva päevaosa alla. Kui lapsed alustasid tähtedega tutvumist, siis võib teadmisi kinnistada selliste mängude abil kui mitu häälikut on sõnas või mis on esimene või viimane häälik. Vihmavarju mängu abil võib arendada laste tunnetushuvi. Mängus põhiõppevaldkonnad, keskkond, keel ja kõne, matemaatika, liikumine ja muusika on integreeritud omavahel. Mäng sobib nii väikestele kui ka kooli valmidusrühma lastele. See sõltub eesmärkidest. Värviliste taskuste abil võib kinnistada sõnade tundmist teema järgi ja värve tundma. Pidu. Veel üheks võimaluseks on 2-keelsed peod, kus lapsed võiks näidata oma teadmisi ja oskusi, mis annab nendele turvatunde ja edu elamuse. Veel üheks võimaluseks võib nimetada teatritegevus. 2-keelne õpe näitab, et lapsed ei muretse, mis keeles mängib muusikarühmas, mis keeles räägib täiskasvanud inimene või mis keeles ta ise laps räägib. Kõik õpetajad teavad, et ühel hetkel laps ütleb, et ta teab ja räägib eesti keelt ja ei ole tähtis, et mõnikord ta hääldab siin valesti, teeb vigu, kui ta ise tahab keelt kasutada. Lasteaed. Lapsed õpivad keelt rutiintegevuste kaudu. Hommikuringid, riidesse panemine, söömine, kõik kordab päevast päeva.
Enda palun tüdruk. Üks, kaks, kolm, neli, viis, Kuus. seitse. Aitäh, palun istu. Vaata palun, kus on 7? Kas see number või see? 7, võtta. Oi, palun sulle. Vabad tegevuses lapsed ise valivad, mida tahavad mängida ja selleks nendel peab olema mängude valik. Lõpuks tahaks korrata muinasjutu sõnu, et tulge julgesti keelekümbluse sisse. Siin ootab teid palju huvitavat.